Tere sõbrad, olen siis mõtetega seal, et mõtlesin, et teen ühe kasuliku mõttevahetuse ka siin. Et on mul üks sõber ja oleme ka koostööd teinud ja müüs oma kodu maha ja ostis endale eramu ehk siis maja, mis on keskküttega. Seal elas eelmine omanik, kes poolt 6 aastat keskkütet kasutanud ja oli selle nii-öelda lepingu ära lõpetanud. Ja siis, kui omanik vahetus ja tahtis oma lepingut peale teha, siis järsku firma siis ütles, et kuna seal oli tarbimist olnud, meie lõikame torustikku läbi, mida nad ka tegid. Ehk siis vahetult tegelikult enne omaniku vahetust seda oli tehtud, aga 6 aastat poolt tehtud. Ja uuele omanikule ei meeldinud see mõte, et kuidas siis nüüd niimoodi pöördus tegelikult tarbekaitsesse. Tarbekaitse suunas kenasti Konkurentsiametisse. Ja klient siis saatis, tulevane klient, kes tahtis keskkütet uus tööle panna, saatis ilusti kirja, et Konkurentsiametile koos selle sisuga, et kuidas saab nii, selleks, et nõuti uuelt omanikult 5400 € uuesti selle süsteemi nagu loomist, ehk siis liitumistasu nii-öelda. Ja lõpuks pikk jutt kokkuvõttes oli see, et Konkurentsiamet leidis, et see on põhjendamatu raha küsimine ja kui asja oluline point, miks ma seda räägin, on see, et kui firma oleks tahtnud, et see keskküte nagu ära lõigata, siis nad oleks pidanud tegema seda varem, mitte siis just kui vahetult enne, kui klient järsku vahetus nii-öelda omanik seal ja tahtis hakata keskkütet kasutama. Et see on justkui selline pahatahtlik käitumine selles osas, et Konkurentsiamet tõi välja selle, et kui nad oleks tahtnud selle katkestada ja torustikku läbi lõigata, nad oleks pidanud tegema seda varem, mitte 6 aastat hiljem, kui alles siis, kui omanik vahetub. Et siis eesti keeles võiks seda nimetada natuke huiumiseks. Et siit ka moraal, et alati kui mingi suur monopoolne ettevõttedelt hakkab järsku raha küsima, siis tegelikult tasub mõelda, kas see on põhjendatud ja mõnikord, kui ikkagist tundub, et liiga tehakse, siis tasub ja võib Konkurentsiametis ikkagist neid asju pärida ja see on tasuta, et selles mõttes saada nõu, et mitte üle maksta. Et tegelikult turu peal on igasuguseid muid asju ka kõvasti olnud, kus ma tean, et lihtsalt küsitakse raha ja siis tuleb lõpuks välja, et tegelikult polegi mingit alust küsida. Nii et tehke tarku tehinguid ja näeme juba notariks. Tšau!